Tere õhtust, meediakriitika alustab nagu ikka ja stuudios samuti nagu ikka Sven Sildnik ja Andri Kiige. Tervitus. Ja oi kui palav on ja oi kuidas tahaks praegu teha ilusamaid asju, kui rääkida sellest, mis toimub meie meedias, aga paraku ei ole võimalik, sellepärast et meedias nagu ikka on asjad halvasti. Seetõttu vaatame, mis siis täna menüüs ja kohe esimene teema tuleb meie meediast ja ilma ühegi küsimuseta eelmisel nädalal maailma kõige olulisem, Ida-Euroopas kindlasti kõige olulisem sündmus või asi, mis siis toimus, võib-olla kogu maailmas. Nimelt siis Brigitte Susanne Hunt läks tülli ja see mõjub paljudele nagu šokk, ma olen selles kindel, et ei osatud arvata, et me täna nii tõsistel teemadel räägime, kuid tuleb rääkida ka valusamatest asjadest ja vaadata elu pahu poolt. Ja läks tülli kellega? Vist oli Kristina Pärtelpojaga, oli vist see nimi nii? Minule väga tundmatu nimi, aga ju siis oli põhjus tülli minna. Kui inimesed tülitsevad, siis ilma põhjuseta nad seda mitte kunagi ei tee. Sama lugu ka mina ei teadnud, aga inimesed õpivad, kuni nad elavad ja nii saame ka meie olulisi asju teada. Me teame nüüd, kes on ei saa öelda, et me teame, kes on Kristina Pärtelpoeg, aga võib aimata, kellega on tegemist. Igal juhul on oluline, keskendume sellele, mis on oluline, et on Pärtelpoeg ja Hunt on tülis ja see kajastused on siis vallatanud meedia väljaanded ja mingis mõttes minu mõtted viisse sinna siis, et miks ajakirjanikud nii meelsasti sellest kirjutavad, kas üks põhjus võib olla selles, et see on üks neist vähestest teemadest, mis antud ajakirjanikel on jõukohane. Jah, ikka on hea kirjutada asjast, millest sa aru saad. Kui üks inimene ütleb teise kohta halvasti, selge, nüüd on tüli, üks on paha, teine on hea või on mõlemad halvad ja inimesed loevad seda ja saavad täpselt samamoodi aru, et kõik on väga lihtne. Ja mida siis täpselt on öeldud? Igasugused asju on öeldud ja neist asjadest, mis öeldud, siis ka said ajakirjanikud väga hästi aru. Meie mõnevõrra halvemini, kuid teie vaatajate lahke kaasabiga üritame need asju nüüd ka endale arusaadavamaks tõlkida, nii et süveneme natukene siis selle probleemi sisusse. Ja ega ju palju mujal maailmas midagi eriti lahti ei olegi, eks ole, siis idarindel on nii-öelda muutusteta ja lasti vist õhku jällegi Krimmi sild ja muud nipet-näpet, nii et keskendume olulisele. Ja nii siis kirjutab BSH, et ta jätkas muiates. Nad mõtlevad, et miks nad end BSH-ga sidusid. See nüüd siis räägib Brigitte Susanne Hunt meestest, teistestki meestest, kellega ta sel suvel siis on, nagu sina ütlesid, tabavalt kooranud. Kõlas see nii vist? Midagi sarnast, jah. Võib-olla ma mäletan valesti ja ütleme niimoodi siis, et igal juhul ronist, aga nende meestega linade vahele, mis iseenesest on igati kiiduväärne, et inimesel huvi on, eks ole, miks mitte. Ja nüüd siis ei ole ta nende nimesid nimetanud ja teatas, et kõik need mehed siis värisevad kodus ilmselt ja tõepoolest, et suguhaigus, igasugu halbu asju on liikvel, on põhjust olla mures, eriti kui on inimene, kes on ka sageli purjus. Kes on ka sageli purjus ja seejuures siis teeb otsuseid, eks ole. Ja mitte otsuseid ei tee ta üksi, vaid teeb kellegagi koos neid otsuseid, et selles mõttes ajutegevus ikkagi toimib ka suhteliselt mõõduka alkoholikoguse tingimustes. Just. Ja seega jätkab siin BSH, et loodetavasti oli see worth it. Lõpetasin kõik need suhted suve alguses, sest tahtsin oma musterkäitumist murda. Niimoodi kirjutab. Jah, aga sellega on nüüd natukene paha asi, et sellist käitumist nagu musterkäitumiseks pidada ei saa, sest sugugi mitte. Muster tähendab mitut asja, aga musterkäitumine tähendab pigem nagu eeskujulikku käitumist, nagu musterisa või musterõpilane või midagi taolist. Musternäidiseks olemine, eks ole. Aga tõenäoliselt oli siin pidas silmas siis seltskonna inimene käitumismustrit, mida tuleks muuta. Võib-olla on see nii, täpselt ei tea. Mida Arnold Rüütel siis tegelikult öelda tahtis, vabandust, mida Pessa tegelikult öelda tahtis, oli siis käitumismustrit muuta. Jah, et ta tahaks oma halba käitumist parandada. No näed, nii vähe on vaja ainult natukene filoloogi sekkumist ja ütleme inimest sellist sügavamat analüüsi veidikene ja puslekillud asetuvad oma kohtadele. Ja mida kirjutas siis BSH veel? Oi, siin on neid asju palju. Ja näiteks kirjutas ta nii.
ja seda, et ma saamanäljas olen, kas see on kellelegi üllatus? Jah, vabandust, Eesti Vabariik, olin kiimas. Tõesti olin, aga ma polnud selles olukorras üksi ka. No alustame kõigepealt sellega, et mina tunnistan, et minule see oli üllatus. Sest mul ei olnud mingit infot enne selle kohta, kas Brigitte Susanne Hunt on kiimas või vaga. Et mul oli see üllatus, aga tundub niimoodi, et seda ei eelda. Et Hunt ise ei eelda, et see oleks kellelegi üllatus, et ta kogu aeg saamanäljas on. No see võib tulla üllatusena, kui kroonikat ei loe, mina ka ei loe, selles mõttes, kas nüüd üllatusena, ma arvan, et see on kroonika teemad, ongi sellised pehmelt öeldes inimeste vahelised suhted, aga nüüd on need suhted kuidagi sõnastatud veidi arusaadavamalt. Näiteks mina saan nüüd aru, millest kirjutatakse. Tavaliselt kirjutab kroonika kas suurest armastusest või tunnetest või lähedusest, aga nüüd räägitakse kiimast ja sellest, et keegi on, kas ta oli saamanäljas või midagi. Nüüd ma saan aru, mis toimub. Et tegelikult keeletoimetaja võiks edaspidi need kroonika samateemalised lood tõlkida PHS keelde. Et see on väga hästi nüüd lennanud see teema, tõenäoliselt just sellepärast, et inimesed on paremini mõistnud, mis toimub. Lihtsas keeles, lihtsate rahvale omaste vigadega, loogikavigadega kirja pandud jutt ja kõik saavad aru. Loogikavigu on, aga terminoloogia on täpsem ja ka rahvalikum. Ja samas mitmekesisem, ei korrutu, seal on 2 lauset, eks ole, või 3 kõrvuti ja ühe ja sama siis ütleme kiima või sellise iha väljendamisega on kasutatud erinevaid ja isegi piltlikke väljendeid, et kroonika on kindlasti läinud nagu paremaks. Väljend saamanäljas, kuidas hindad? Väga ilus, üks asi, ta on mitmekesine, see ei ole tavaline väljend, näitab, et autor siis on sellise rikka sõnavaraga, kujundliku ja küllusliku sõnavaraga, et see on alati hea, ükskõik millest siis kirjutatakse. Muidugi kahjuks ei ole siis uuriv ajakirjandus või need hüäänid, kes siis seda teemat nüüd menetlevad, avalikkuse ees ikkagi toonud detaile. Mäletad, kui kunagi oli Bill Clintonil oli afäär, siis me saime teada, kuhu pisteti sigarid, eks ole, kus ovaalsaalis, millist tüüpi seksiga tegeleti, et praegu sellised tehnilised küsimused on nagu jäänud 2 silma vahel, ilmselt see šokk on nii suur, et keegi on kiimas, et need tehnilised küsimused on jäänud 2 silma, aga lugejad kindlasti huvituksid sellest. No kui kindlasti kiimas inimene ka väljendub lohakamalt mõnevõrra ja võib-olla ei jää seda aega nii palju seda selgitada. Siin sa juba jõudsid kätte ja järgmine lause, mida siis meedia vahendas, kõlas nii, et hüäänid on jõudnud meediasse vihjata seda, milliseid otsuseid ja kellega tegin, kui olin purjus. See on tõde, kirjutab PSA ja sellele lausele eks see lause nüüd on, ta ei ole grammatiliselt kõige korrektsem, aga et ilmselt ei tehtud seal otsused, vaid vihuti pulka või midagi sarnast, aga võimalik, et ka otsused eelnesid. Aga jah, et nimetada seda otsuseks võib-olla on nagu jälle selline karmim teema, ühtepidi on ebatäpne, aga teistpidi on jälle nagu viisakam. Et eile sai jälle korralikult otsustatud või kuidagi niimoodi. Seisan tõsiste otsuste ees, kui keegi teile niimoodi kirjutab. Vaatas otsustavalt. Alati olge ettevaatlikud, kui te kuulete selliseid kujundlikke ja ütleme isegi ambivalentseid väljendeid, et sõna otsustamata ei ole enam kunagi see, mis ta oli enne. Et samas jah, selline keelerikkuse seisukohalt jälle, et delikaatsetel teemadel sõnavõttes on hea rääkida otsustavusest ja kõigest sellest. Nii, ja lõpuks siis, kui olin purjus, ühesõnaga, et käsitleb siis siin antud juhul isik seda purjusolekut sellise kergendava asjaoluna, mis eos peaks nagu muutma igasuguse kriitika tema tegude suhtes nagu tühiseks, et see pettumuseks ei päde tegelikult, et kui ei usu, võtku napsi, väikene lonks, istugu rooli ja vaadaku, mis juhtub, et ei ole tegelikult kergendav asjaolu ja lõpuks siis hakkas murenema see pilt ja tõepoolest tema sõbranna, kelle mehega ta siis väidetavalt esmalt eitas ja siis jaatas, oli ta siis seda pulgatantsu vihtnunud. Teinud otsuseid koos, täpselt, et kui kirjutas, et ta nendes otsustes väga pettunud, see oli vist Elina Kolk, selline laulja, siis kirjutas Hunt asustada lohutama, mis on sümpaatne. Et lohutas teda, et tulete tugevamana välja, saate lapsegi veel pea vastu. Vastab Hunt ja paneb lõppu südame,
emotikoni, et see on juba hooliv, et saate lapsega, huvitav, kellelt nad selle lapse saavad? Siin on mitu võimalust, üks on PHS ise. Kas siin on varjatud sõnum, et ta räägib ikkagi kujundite lillede keeles, eks? Jah, et siin võib olla Tiinusega tegemist. Jah, et tegemist on PHS-i Tiinusega. On Tiineks jäänud ja annab siin juba varakult mõista, aga tundub niimoodi, et siin ei saa aru sellest varjatud sõnumist võib-olla. No, loodame, et tulevad kaksikud. Loodame, et tulevad kolmikud, et mida rohkem, seda parem. Ja mis siin ikka rääkida, et eks ütleme niimoodi, et midagi on siit kõikidel osapooltel ilmselt näppude vahele jäänud, et ka võib-olla selles kolmnurgas siis osalenud ettevõtja Indrek, kuidas oli Rahumaa, ka ise on siis, ma küll ei suuda kohe välja mõelda, et mis võiks tal olla siit näppude vahele jäänud, et milleks talle sellist asja vaja oli, aga see ei ole tal mingi esimene kord, et tundub, et vähemalt Indrek Rahumaa on vahet pidamata mingisuguse seltskonnameedia lehekülgedel peamiselt seetõttu. Et ongi ennegi langetanud otsuseid. Ta langetab otsuseid peamiselt millegipärast selliste naisterahvastega, kes on meedias, just kollases meedias tuntud, et võib-olla mitte akadeemikud, eks ole, aga sellised siis isegi ei oska öelda, et varasemast on tal vist lapsed etitulvega ja enne seda olid erinevad, ütleme, erinevaid koosolekuid. Seda võib võtta kui teatud tüüpi kollektsiooni. Võib. Ettevõtlik inimene otsustav kollektsioneerib siis teatavaid otsuseid, mida siis langetatakse meediastaaride seltskonnas. Inimesel on hobi. Ja ega seda ei saagi nii väga, mina saan aru, et tema on olnud kaine neid otsuseid tehes. Sellele vihjas tegelikult PSA, et sellel koosolekul olid mõlemad vist või kumbki ei olnud kaine, et ta ei olnud seal üksi. Seda võis mõista nii ja naa. Või ta ei olnud siis selles näljas üksi. Jah, ta ei olnud saama näljas üksi. Jänus ei olnud üksi, seda ta ei väitnud. Seda ta ei väitnud. Üldiselt see lugu on ikkagi kaunis krüptiline ja mis siin ikka rääkida, et ikka rohkem detaili, rohkem realismi ja rohkem võiks öelda isegi naturalismi. Jah. Et selline on hea küll, et praegu on nagu, see kroonika teemad on läinud nagu sõnastuses paremaks, aga siiski fakte oleks rohkem vaja. No tervikuna see on selles mõttes sümpaatne lugu, et PSA on siis tirinud võib-olla mingis mõttes maski eest ära ja näidanud ennast sellena, kes ta on ja see on alati sümpaatne. Et kellega tegu on siin peab nüüd olema ettevaatlik selles mõttes, et ei taha me keegi kohut käia ja seetõttu tuleb väljenduda kaude, et ütleme nii, et siis on näidanud inimesena, kes on ennast oma valikutes võib-olla vabam kui enamus eestlasi, miks mitte, meil on feminismi ajastu, aga see on siis, ei ole võib-olla teda kõige iseloomustavam joon, vaid jääb nendest erinevatest väljenditest mulje, et tegemist on ka võrdlemisi rumala inimesega. Mis ei ole ka mingi pat. See on minu isiklik mulje ja mulle näib nii. Ma võin ka eksida. See võib nii näida, aga võib jääda ka vastupidine mulje. Ma saan aru, et selle ettevõtliku härrasmehega siis otsuseni jõudmise tegi lihtsamaks see, et neil oli väga palju ühiseid teemasid. Nad võisid kõigest rääkida ja see tõesti ei ole tavaline, et inimene leiab vestluspartneri, kellega siis on võimalik kõikvõimalikke asju nagu ladusalt arutada. Et võib jääda mulje, et isegi on tegemist sellise intellektuaalse suhtega. Armastusega. No kas just armastusega? Armastusega. Aga kindlasti on tegemist feminismiga. Viimasel ajal kirjeldatakse kõiki vahekordi, eriti homoseksuaalseid vahekordi meile millegipärast armastusena. Ja mina ei saa aru, kuidas nüüd järsku ei ole tegu armastusega. Ei ole ju homoseksuaalne vahekord. Seda küll, see on heteroseksuaalne. Aga kas siis ei eksisteeri heteroseksuaalset armastust? No võib-olla eksisteerib, aga ei ole oluline, sest sellest ei räägita, sellest lähtuvalt ei tehta seadusi. No sellepärast ei käi mingit madinat. Aga meil tuleks selles osas seada mingi ideoloogiline järjekindlus sisse ja mulle tundub, et käesoleva aasta algul siis oli Brigitte Susanne Hunt väga armastas väga laial rindel, ütleme nii. Et oli tal ikkagi mitu armastust korraga. Hea küll, olgu selle, kuidas on, ootame järgmist nädalat. Aga siiski tunnustada tuleb ka seda, et tegemist on ikka teatav tüüpi soorollide nagu lammutamisega, et naine ei ole siis selline kodune ja kuidagi nagu siuke siivas ja tagasihoidlik, vaid on siuke päris räme murdja. et see kindlasti on feministlik tegevus, on tunnustatav, et mõni vasakpoolne fond võiks anda mõne auhinna. Kas võib öelda, et isegi hunt on tänapäeva libahunt või tänapäeva
tänapäeva Tiina. Ikka võib. Ikka võib. Ja, loomulikult, meil on metsikum. Ja selline metsikum, ütleme natukene ühiskonnast justkui välja iseennast asetanud või tõugatud, noh natukene teistsugune võib-olla. Samas siiski sümpaatne omas sellises... Seda ei saaks öelda. Aga aeg läheb edasi ja võib-olla see on selline uus pööre, ütleme süžees, et isegi ei ole enam eriti sümpaatne, aga ikkagi, mida antipaatsem, ikkagi tuleb nagu kaasa tunda, et just seda enam, et ei ole sümpaatne. Et sellised väikesed, võrdlused tekivad, mis teha, eks ole, kirjandus on ju, ongi elust ise ja see selliste levinud kujundite ja stereotüüpide ja muude üldistuste kaupa ju kujutabki elu ja pole ime, et siin see libahundi BSA nimega seoses see libahundi analoog meil natukene tekkis, aga jah, siin siis kirjandus ajalugu jääb, ütleme, võitjaks, ütleme esteetilises plaanis võib-olla esialgu. Ma teen viimase kokkuvõtte veel, et pean nagu möönma seda, et kui tituleerisin natukene rumalaks BSA-d, siis kindlasti oli ta selles olukorras oma otsusekaaslasest targem, sest võrreldes Rahumaaga, ilmselt Rahumaa ei teeninud mitte pennigi selle pulli pealt, aga BSA kühveldas raha isegi, ma arvan, nende kajastuste pealt päris korralikult vist endale kaukas. Ehkki tegelikult samas jällegi räägitakse, et mingisugused sponsorid on hakanud oma õlga alt ära juba tõmbama, kuid sellegi poolest ilmselt... Kas mingi blogija ei rääkinud kuskile, et need postitused, mida ta siis nende otsuste põhjal tegi, tõid talle kuskil 10 tonni siis, et rahvamajandusel on kindlasti toodud silmapaistvat kasu. SKT on tõusnud, mina arvan praegu kindlasti. Ühesõnaga, tema teenis, tegelikult ta magas Indrek Rahumaaga ja teenis selle pealt 10 tonni. Ei, mitte tema, see oli mingi teine naisblogija, kes... Mallukas? Just, et pole ka paha. Kõlab omamoodi kupeldamisi ideena. Raha on raha. Raha on raha, raha ei haise. Ja vaatame edasi, nüüd lähevad teemad siiski tõsisemaks ja võtame siit ette tänase järgmise slaidi. Ja nimelt on siis süüdi mõistetud vanalinnas teadupärast siis Jamaikalt pärit transvestiitprostituudi surnuks pussitanud ida-virulane Kirill Lukin, kes sai siis 12 aastat karistust ja oli tegelikult selle järel suhteliselt murtud mees ja keeruline lugu selles mõttes, et kui siin natukene, ütleme, võib-olla olid enne lõbusamad toonid, siis nüüd jätame selle ukse taha ja räägime keerulistest asjadest, sellepärast, et igal juhul on tegemist väga komplitseeritud probleemiga. Et esiteks on fakt, et Lukini süü on siin täiesti ammendavalt tõestatud, ei saa vaielda, et mõrv on selline kuritegu, millele mingit õigustust, mingit õigustust on igal asjal, aga üldises inimlikus plaanis ei saa seda tolereerida, seega on täiesti okei, et inimene saab pikema vanglakaristuse. Kas 12 aastat see nüüd eraldi küsimus ja seda tuleb siis vaadata võrdluses teiste analoogsete otsustega, aga igal juhul olgu kõigepealt öeldud, et me siin kuidagi ei õigusta esiteks seda tegu, see oli täiesti lubamatu tegu, inimest ka transvestiit, prostituuti ei ole vaja kindlasti ära tappa, välja arvatud võib-olla viimase hädas enesekaitseks, aga üldiselt antud olukorras pigem mitte. Ja kas 12 aastat on mõrva eest liiga palju, see on ka võib-olla selline küsimus, et võib-olla on, võib-olla isegi ei ole. Võib-olla on paras, aga nii palju, kui mina neid mõrvalugusid olen märganud, tavaliselt ikka see karistus ei ole nii suur. Et selles mõttes tundub ta olevat nagu kuidagi eriti ränk kuritegu, aga samas see mõrtsukast tegelane härrasmees ei ole ju varem kedagi tapnud, et ta ei ole mingi retsidivist ega midagi taolist, et selles mõttes minu hinnangul tundub küll see olevat natuke üle võlli see karistus. Ütleme nii, et ilma kahtluseta mõisteti täie rauaga talle, mõisteti seda, mis prokurör küsis ja sai põhimõtteliselt maksimumi, mis küsiti talle ja seega on põhjust vaadata natukene neid kohtupoolseid põhjendusi ja kogu seda tausta tervikuna ja meie oleme juba kritiseerinud seda asja varem, sellepärast et ka meedias ilmuma hakanud käsitlused kandsid kohe alguses saadik üpris tugevat suhtekorralduse ja avaliku arvamuse mõjutamise pitserit ja peamine küsimus, millele keskendumegi praegu, on see, kas need katsed ongi mõju kandnud ja kas see kohtuotsus ongi kantud tegelikult selle avaliku arvamusele vastutulekust või nii-öelda sellest avaliku arvamusele meeldida tahtmisest. Ja siin mõned lõigud siis sellest meediakäsitlusest, mis vahendab kohtuotsust ja kõigepealt kirjutatakse näiteks sellist asja,
et kohtuniku selgitusest, et kaitseversioonina välja käidud provotseeritud tapmine ehk tapmise kergem koosseis kinnitust ei leidnud, sest tapetu ei teinud Luukini vastu midagi õigusvastast. Ta ei olnud Luukini vastu vägivaldne ega solvanud teda. No see kõlab küll nüüd veidi kummaliselt. No jah, seaduse vastane võib-olla ei ole naisena esineda, aga no kujutad ette sellist olukorda, kus siis ise läheksid baari, tõmbaksid nagu nosu umbe, vaatad, seal on mingi naisterahvas, kõlbaks nagu küll. Kes esineb ka naisterahvana. Saadab teatud signaale välja. Ja kõik tundub, et asi sujub, siis kui jõutakse voodisse, selgub, et seal on ikkagi hoopis meeste suguorganeid ja võib-olla ei ole üldse, ei hakka toimuma see, mida nagu Ida-Virumaa noor härra ootas. Et see kõlab tegelikult päris halvasti, see kõlab mitte, esiteks see võib olla solvav, aga solvamine on siin vaid üks suvaline parameeter. Tarbijakaitse probleemiga on siin kindlasti tegemist, sest reklaamiti seda, mida ei olnud, teda ju peteti. Tegemist oli, kas kelmuse, see võiks ju minna kelmusele, ma ei ole jurist, aga kui inimene pakub ennast välja naisena... ei küsitud raha, seega... Seda küll, aga siiski pettus. Ma kirjutan alla selles mõttes, et ja see on nagu selles mõttes väga terav. Kui ma ütlen, et näed, ma kingin sulle siin jänes, aga tegelikult on kass. Olen ma sind ju ikkagi petnud, mis sest, et ma raha ei ole sinult võtnud, et selles mõttes, ja see on ikkagi väga emotsionaalne olukord, seal nii inimesed, eks ole, otsustavad üht koma teist ja siis tuleb välja, et ei ole üldse see olukord, mida eeldati. Et me võime tuua siin paralleele selleks, et illustreerida, et tegelikult see, tegemist ei ole tingimata naljaga, ehk et kujutage ette näiteks, et õbluke noor heas usus naisterahvas näiteks leiab endale sõbranna ühel hetkel, kes tahab temaga sädistab ja kõik on tore ja kutsub jalutama, et läheme, et on ilus õhtune päikeseloojang, läheme jalutame, ma ei tea, promenaadil, et seal inimesi ei ole, mehi ei ole, tülikaid ja nii edasi. Ja muidugi sõbrannadega, milles küsimus, lähme tüdrukud omavahel ja lähevad ja sädistavad ja kui ei ole ühtegi inimest ligiduses, siis korraga viskab sõbranna pintsaku maha, sealt alt tulevad välja tätoveeritud musklid ja tõmbab järsku püksist välja korraliku poolemeetrise vembla. Ja kuidas nüüd, kas siin nüüd solvati kedagi? Mitte tingimata. Kas oli seaduse vastane? Ka on raske nagu... No liputamine võib olla nii ja naa, aga jah, ka siin tegelikult tõmbas vist ka isik nagu vembla välja, nii et sama palju seaduse vastane. Aga mitte avalikus kohas, küll see oli ikkagi korteris toimus see väljavõtmise akt siis. Ma ei tea, kes seal nüüd kellel välja võttis, see jäi mulle arusaamatuks, aga mingil hetkel... Igatahes midagi väljus ja välja ta tuli. Olukord väljus kontrolli. Välja ta pääses, ütleme niimoodi. Ja tervikuna nüüd võib igaüks ennast panna, ütleme, selle daami olukorda, eks siis, kes siis järsku ennast sellisest olukorrast avastab, et tagasi öeldi sõbrannaga privaatselt ja turvaliselt mingis kohas. Järgmisel hetkel aga seisab teie ees mingi täis tätoveeritud poolemeetrise vemblaga tegelane, kellel tundub võib-olla, et ei ole mitte parimad plaanid ja ei ole nagu kuhugi pöörduda, selles mõttes tarbijakaitse vastuvõtu luuk on kinni. Et mida sellises olukorras teha, et see ei ole tegelikult päris kindlasti naljaks, aga mõni naisterahvas ei satu väga tõenäoliselt sellesse olukorda, kui ta ei ole võib-olla maani täis, eks ole, ja kui satub, siis üldiselt sellisel juhul juba menetletakse nii-öelda täierangusega või analoogseid olukordi võib tuua veel, et piltlikult öeldes sama naiskohtunik läheb, ma ei tea, ostab poest meeldiv klienditeenindaja on seal, kes ulatab talle asju kätte, kõik on tore, tühi saal, hiline aeg, ostab lati suitsuvorsti ja lahke klienditeenindaja korraga avab püksilukku ja viskab seal poolemeetrise vembla jälle välja. Jälle tuleb see sama vemmal ja ulatab selle nii. Et kas, selles mõttes, et ega ta ju sellest raha ei võtnud. Ei, veel ei ole jõudnud maksta. Et küsimus on, esiteks on ebamugavus. Kleepso ei ole peal, siis... Kleepso ei ole peal. Esiteks on ebamugav, ootamatu, see on kindlasti šokeeriv ja see on nii-öelda, mingis mõttes see on, ütleme, kui mitte positsiooni kuritarvitamine või ta on ikkagi selles mõttes kultuuriliselt nagu hukkamõistu vääriv. Et see on miski, see on selline käitumine, mida sa ei oota, mis on kohatu täiesti ja mis on ka mingis mõttes loomuvastane või see on nagu, sa lähed poodi, eks ole, siis inimene poes näiteks tahab, ma ei tea, osta tõesti, tegeleda oma asjadega, ta ei ole sellises seisundis või meeleolus, et olla nagu valmis selliste rünnakutest. See ebameeldiv üllatus on väga, väga sarnane. Võib-olla veidi üle võlli võrdlus, aga siiski analoogia on ilmselge. Analoogia seisneb selles, et mõlema võrdluse puhul kas võib eeldada, et see nii-öelda naisterahvas selles olukorras satuks šokki ja afekti. Et ma olen kindel, et mõlemal puhul see tõenäosus on väga kõrge.
nüüd keegi ilmselt vastu pead võiks seal saada küll selles olukorras. Karta on, et kui nüüd kujutad ette, et samal hetkel ükskõik kui ma näite olukorras, eks ole, väljuks, ütleme põõsas puhtjuhuslikult selle isiku õde või vend, eks ole, näiteks, kes seda olukorda siis on, ma ei tea, pealt näeb, siis tõenäoliselt järgneks selles olukorras mingisugune vägivallategu, võib-olla mitte pussitamine. No, võib-olla nuga ei ole käepärast, ehk loodame igas olukorras. Et seega nagu probleemid tegelikult on ja on huvitav, nagu et kohus tegelikult on täielikult hüljanud selle jutu ja põhjendanud, et justkui see afekt, millele siis tegelikult ka kaudselt appelleeris kaitsja ja siis ka süüalune ise, kes väga selgelt ütles, et ta oli kogu aeg, et ta on igal pool rääkinud, et ta oli stressis, see tuli talle ootamatult ja kõik need, kes teavad tegelikult sellist, noh, ütleme, keskmise venelase, mitte iga venelase, aga keskmise venelase kultuuri tausta. Seal on mõned sellised jooned, mis viitavad sellele, et see põhjendus on täiesti adekvaatne. Üks on see, et igasugune selline, ütleme, oleme ausad, igasugune homoseksuaalne selline lähenemine vene kultuuriruumis on väga, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öeldes vastunäidustatud. Et homoseksualismile vaadatakse vene kultuuriruumis väga negatiivselt ja igasugustele homoseksuaalsetele lähenemiskatsetele, neid peetakse alandavateks ja ka solvavateks. Nii et selle üle võib vaielda, et mida sellest arvata, kas see on normaalne või mitte, aga fakt on, et see on nii. Selge see, et kultuuride kokkupõrkega siin tegemist oli. Absoluutselt. Et meie avatud riigikene, siuke väike, kes on avatud ühelt poolt siis põgenenud homoseksuaalidele või transseksuaalidele, kuidas nad siis seal oma karjääri on teinud, ja teiselt poolt on avatud siuke slaavi tagurlikumale seltskonnale ja kui need seltskonnad siin kokku saavad, siis on selge, et see konflikt on tulemas ja ta tuli. Ja selles mõttes, et kuidas siis nüüd, kas siin on nagu pehmendav asjaolu see, et inimesed on erinevatest kultuuridest või on see raskendav asjaolu? See peaks olema mingis mõttes, antud juhul seda tuleb kaaluda, eks ole, detailide kaupa, et ehkki eestlased võib-olla ei suhtu sellesse hästi, et ütleme, venelased elavad siin, eks ole, siis teisalt antud juhul see võib olla argument, et Kirill Lukin on siin üles kasvanud, on sündinud siin üles kasvanud, tema selles suhtes valikut ei ole, eks ole. Tema ei ole see, kes tõenäoliselt elanud nagu teised venelased Vene kultuuri ja inforuumis, vaadanud Vene kanaleid, nii palju kui neid vaadata sai ja võib-olla vaatab veel edasi, et ma arvan, et see on hoopis teine maailm, kus nad vaimselt elavad. Mõlema puhul nad on mõlemad kahest täiesti erinevas maailmas, mis on veel omakorda erinev, eks ole, eestlast. Ja nüüd nad saavad kokku purjus päi väga delikaatses olukorras, kus igasugune kehakeemia on hästi nagu üles köetud. Ja see asi võib väljuda kontrolli alt. Et see kohtuväide... See väga kõrge tõenäosus, ta väljub. Just. Ja see, et kohus ei saa nagu üldse aru, milles probleem on, see ei ole adekvaatne. See ei ole adekvaatne ja siin on nüüd mitmed viited sellel, kuidas kohus teeskleb, et ta ei saa aru. Sest tegelikult me mõlemad kahtlustame, ma julgen väita, et kohus saab väga hästi aru tegelikult. Või on ta lihtsalt ebakompetentne, kui ta ei suuda seda tuvastada. Absoluutselt, jah. Et näiteks tõendid näitavad, et Lukin avastas intiimsel hetkel ootamatult partneri tegeliku soo. Seega tunnistatakse tegelikult, et see vist tõesti nii oli. Et ei olnud niimoodi, et ta arvas, et see on, eks ole, et kui ta nüüd, et siin on nüüd mul hea võimalus see ma ei tea, ära tappa, eks ole, see transvestiit, see vastik transvestiit. Et see tõepoolest oli nii, et avastas selle ootamatult. See kindlasti ei näe nüüd ette kavatsetud tapmise moodi välja. No ei näe. See on pigem afektis sooritatud, mis iganes ta siis on. Ja kirjutab edasi, see oli talle ebameeldiv avastus, ta sattus raevu ning hakkas ohvrit rusikate ja nugadega lööma. Nii, siit võiks nüüd edasi arutada, et mida see tähendab ebameeldiv avastus. Et selles mõttes, et siis võiks ju püüda seda nagu elementaarsel tasandil nagu lahti mõtestada, mis see oli, mida see tähendab, eks ole? Sellest sa rääkisidki pikalt, et Vene kultuuriruumis see tähendab midagi väga ebameeldivat, alandavat ja ehk isegi solvavat. Just. Ja seega sellele järgnev reaktsioon, kas me saame seda pidada ratsionaalseks või afektiseisundis toimimiseks, loogiline on siin järeldada, et see on afekt tavaliselt ootamatutele äkilistele sündmustele, mis inimese väärtusruumi sügavalt raputavad, eks ole, pluss veel alkoholi mõju, selge see, et see alkohol on nagu me oleme siin rääkinud, täna ei ole kergendav asjaolu. Aga ta selgitab selles mõttes seda, ta võimendab kindlasti kõiki reaktsioone. Ja siin läheb edasi. Kaitsja püüab mõista, miks Kohtla-Järvelt traditsioonilisest perest pärit noorele mehel oli transsoolise naisega intiimne vahekord nii vastuvõetamatu. See ei olnud naine, see oli mees. Naise riietes mees. Et miks oli, seda ei ole väga raske mõista, see on ülimalt lihtne mõista, see on enamusele meest. See on ebameeldiv üllatus tema jaoks. See on peaaegu igale heteroseksuaalsele mehele on mõte esiteks juba teise mehega
vahekorrast vastuvõetamatu, aga see, et sind tullakse üllatama nii-öelda, et tuleb hunt lambanahas, eks ole, et poeb lauta ja seal korraga viskab oma lambanaha maha jälle saama poolemeetrise vembla, viskab välja, eks ole. See on kõikidele lammastele väga ebameeldiv üllatus. See tähendab, et olukord muutus täielikult, muutus julgeoleku hinnang sellele olukorrale. Ja ma arvan isegi, et ei ole välistatud tegelikult see, et mina ei ole nagu psühhiaatri, me ei suuda nagu nii täpselt hinnata, mis selle Lukini peas toimus, aga enamasti vägivald harilikult on lahendus või rakendub nagu hirmu. Ta on nagu selline, ütleme siis, hirmureaktsioon on sageli vägivald. Ja Lukini taust, mida siis on kohtus avatud, on ka olnud see, et ta on kandnud nuga kaasas päris mitmeid aastaid, mis oli siis selle tagajärg, et talle kunagi tungiti kallale ja mingites pingesituatsioonides on ta kippunud muutuma vägivaldseks, mis näitab, et tegemist on sisemiselt sellise, ütleme, ebakindla ja mingis mõttes nagu turvalise keskkonna võib-olla produktiga. Nii palju, kui mina aru saan, siis Eesti relvaseadus järgi võib näiteks jahinuga või akvalangistinuga või midagi sellist kaasas kanda. Taskunast rääkimata, ma ei tea, mis nuaga seal küll tegemist oli. Antud juhul ta vist ei olnud küll nuga kaasas. Jah, aga isegi kui oleks olnud kaasas, siis ei võiks öelda kohtusõnadega, ei ole selles midagi ebaseaduslikku. Ma peamiselt püüdsin normaalne see võib-olla ei ole. See normaalne ei ole, et see pole ka ebaseaduslik. Ma püüdsin nagu vihjata sellele, et antud Lukini käitumismuster tegelikult viitab sellele, et nii-öelda tema, kuidas siis seda selgelt nagu väljendada, tema selline, ütleme, keskmine turvatunde võib-olla tsoon või selline turvatunde tunnetus on alla keskmise, et ta on inimene, kes ei ole väga enesekindel, kes ei tunne ennast tegelikult nii-öelda äkiliselt arenevates potentsiaalse vägivallaga olukordades turvaliselt. Et see on see, mida ma nagu umbkaudu öelda tahtsin. Seega, juhul kui selline olukord tekkis, kus ta sattus korraga enda suurema meesterahvaga, kes siis teda üllatas sellises intiimses ja sellises olukorras, siis suure tõenäosusega reaktsioon võis olla tegelikult hirmu ja ebaturvalisuse nii-öelda kaitsereaktsioon. Et see on üsna tõenäoline, et selleks on ära tappa nagu muidugi ei tohiks. Ei, kindlasti ei tohiks, aga jällegi, et kui sa satud nii ekstreemses olukorda nii äkitselt, siis see esimene selline liigutus võib olla suhteliselt reflektoorne, eriti kui sa oled alkoholijoobes, see ei õigusta, aga see selgitab, et me ei ürita siin puhtaks pesta, vaid nagu arutleda seda, kas tegu võis olla. Kui kohus ei saa aru, siis meie siin tundub, et saame oluliselt paremini aru, mis toimus kui kohus. Jah, et siin läheme veel edasi, et siin neid rumalaid või selliseid, ütleme, küsimärke tekitavaid selgitusi on siin suhteliselt palju, et näiteks prokurör Kelly Kruusimägi on rahul. Loomulikult on rahul. Kohus nõustus prokuratuuri süüdistusega. Kuigi küsimus, miks noor mees niimoodi tappis, on ka tema jaoks selge ühese vastuseta. Täielik müstika. See ei ole normaalne. Ei tea, kust otsida. Jah, et see viitab sellele tegelikult, et see ei ole aus jutt. Et see on nüüd kas siis selline mingi poliitkorrektne nagu jahu, mida ametnik siis näost välja ajab, või tõesti on tegemist sellise püha lihtsameelse, nagu ma ei oskagi öelda, et kohut mitte solvata. Ma ei oska siis öelda, selline poolemeelsega. Mulle tundub rohkem, et see on selline ebasiiras jutt, et Eesti prokuratuuril on sageli töövõtete nimistus see, et räägitakse midagi, mida ise ka ei usuta, et selleks, et saavutada võimalik suuremat karistust, siis võimendatakse süütegusid, sageli fabritseeritakse mingisuguseid nüansse, mõeldakse välja, tõlgendatakse suvaliselt. On ka kohtulahendid, mis sinu juttu tõestavad, seda kõik on olnud. Ja need märgid siin minu meelest viitavad praegu sellele samale, et lihtsalt, ehkki ilmne tõde on nähtaval, siis prokurör lihtsalt ei taha seda ilmset tõde väljendada, sellepärast, et see tegelikult räägiks nii-öelda saavutatud kohtuotsusele vastu. See ei ole talle kasulik. Ma arvan, et me ikkagi peame siin jõudma jutuga lõpuks sinna välja, et suurem osa, see on kuskilt meelde jäänud statistikat, aga paljud, kas oli 60% kohtuasju ikkagi on mõjutatud meedia, nagu sellest meedia kärast siis enne kohut. Ja on selge, et kui meil siin kajastati seda ikkagi sihukese hirmsa asjana selline rõhutud vähemus, kes tuli kaugelt maalt siia otsima varjupaika. Ja väga positiivselt väga hästi. Suurepärane prostituut. Ja absoluutne muster prostituut. Jah, et selline, ja siis tapetakse ära niimoodi. Keset oma musterkäitumist. Eriti kui meil ju meie vasak ideoloogia seisukohalt kõik need seksuaalvähemused on ju alati rõhutud.
alati kannatanud, alati ohvrid, et nüüd siis ongi nagu sellele ohvri hüpoteesile siuke reaalne tegu, näete selline lausa vihakuritegu, eks ole, sest ma ei tea. Ja lisaks samal ajal ju Venemaa, eks ole, sõdib Ukrainas, mis veel on selline, ütleme, mingid assotsiatiivsel tasandil tekitab küsimus, kuidas saaks praeguses olukorras justkui mingisuguse, ütleme, Ida-Virumaa venelase piltlikult öeldes, siin on justkui ongi selline ida nagu abstraktse Venemaa ja abstraktse lääneliku mingi väärtuse, liberaalse väärtuse vabaduse ja Venemaa sellise vägivalla kokkupõrge. Seda saab niimoodi võtta, emotsionaalselt kindlasti. Ja selline mulje natukene jääb, et kohus läks siin nüüd praegu nagu väljus võib-olla pragmaatika ratsionaalse kohtumõistmise piiridest ja muutus sümbolistlikuks ja mõistis võib-olla kohut selliste üldiste stereotüüpide üle, millest kindlasti lähtus oma kajastustes Eesti meedia. Et me seda enam, me oleme kritiseerinud, need olid juba, need hüüdsid, see lahend hüüdis tulles. Et vaadake meie 2, 3, 4, 5 saadet tagasi, kui me rääkisime sellest nendest kajastustest ja me juba siis ennustasime, et seda nii-öelda pilti maalitakse selliseks, et see kujutab, nagu loob. See pilt oli selline ja nüüd on näha, et see kohtuotsus on selline keskmisest karmim ja see tegelikult on nüüd, ta on halb kohtuotsus nagu selles mõttes, et ta annab nagu kaardid kätte siis, kas putinistidele või ütleme nagu Eesti 200, kui ta alustas oma tegevust, ta rääkis, kuidas venelasi siin taga kiusatakse. Iga selline putinistlik lojus saab ju praegu öelda, näete, meil siin venelane, vaadake, kuidas te tema üle kohut mõistsite, tahate öelda, et te ei kiusa tagasi venelasi. No ja mis sa talle vastu ütled? Ei, ei olnud ju midagi ebaseaduslikku, eks ole, et seal voodis. Naeruväärne. On. Et see jätab juba selles mõttes nagu halva mulje ja tegelikult tahad sa või ei taha, kui on selline avatud ühiskond, nagu meil siin on või Prantsusmaal, siis on ikka lõpuks linnad põlevad ja inimesed surevad. Et see kultuuride nagu eripära, meil on seda, ma loodan vähemalt vähem kui Prantsusmaal, ilmselgelt, kuigi meil ju neid, ütleme, venekeelseid tegelasi on siin ju väga palju. Et see kultuuride erinevus toob kaasa kohutavaid jamasid ja vägivalda ja draamat ja õudust. Ja ideoloogilisi kohtuotsuseid, kui me oleme samal ajal oma riigi ühiskonnaelu käest lasknud. Ja me näeme neid kõiki siis suures plaanis. Ja sellesse näide, siis kui öelda veel kujundlikult, võib öelda ka nii, et see kohtuotsus on näide sellest, mis teie elus homme muutub, kui me selle abielu institutsiooni ära nii-öelda muudame. No see muutubki, et kohtuotsused näiteks hakkavad tulema ühtäkki sellised vähekene vildakad, sealt mõistetakse 8 asemel, võib-olla 12 aastat ja nii edasi. Ja nagu kirjutas väga hästi Margus Latik hiljuti vist üleeile äkki arvamusartikli, siis üks asi, mida ta seal, üks suvaline väljend oli seal selline, et suured lagunemised ju ei toimus enamasti ühe korraga, et nad toimuvad tegelikult kildhaaval nii-öelda, asjad hävinevad samamoodi kildhaaval, kui ta vaatad kirikut, eks ole, ta ei kuku kokku, kui teda just ei tulistata puruks, ta ei kuku kokku nii-öelda sekundiga, vaid on niimoodi, et kui teda ei hooldata, siis 3 aasta pärast ilmub müüriorva kuhugi teed esimene, eks ole, mingi taime hakatis, mis hakkab kasvama, juuri ajama, niimoodi, et hakkab lagunema, et neid juuri me siis selle kohtuotsuse puhul siin praegu näeme, see on üks nendest juurtest. See on multikultuuri sellised õied. Ja viljad tõenäoliselt on alles tulemas. Ja viljad on tulemas ja need saavad olema ikkagi, siin ei ole tegemist mingisuguste mustikatega, vaid ikkagi arbuusilistega ilmselt. Et selline lugu, võiks selle teema nüüd kokku tõmmata, mina ütleks kaasa veel sellele asjale lõpuks seda, et võib postuleerida niimoodi, kas mõrvarile tehti ülekohut siin, küsin nii. Võrreldes teiste mõrvaritega suurem karistus, esimesel korral, eriti arvestades, kui inimest on veel enne seal võib-olla, ma ei tea, pekstud või mis temaga oli juhtunud. Kas tegemist on siis tüüpilise retsidivistiga? Minu meelest see ei ole adekvaatne otsus. Ma arvan, et see on liiga jõhker ikkagi selle asja. Mulle tundub ka, et siin on ka... See on, minu meelest seda täiesti võiks nimetada poliitiliseks nagu kallutatuseks. Mingi kolmandik sellest, ütleme, ajast, mis talle mõisteti, tundub olevat poliitiline ja ma olen sellega täiesti nõus, et siin päris omamoodi positiivse loo tegelikult kirjutas sellest juhtumist kokkuvõtlikult Kirsti Vainküla, kus siis natukene avatakse seda, et tõepoolest nagu see pilt sellest noormehest ei jää tegelikult sellise retsidivisti oma, vaid sellise, minule vähemalt kogu selle materjali jälgides on kujunenud mulje, et tegemist on, ütleme, probleemse noorega,
noh, kes ühtepidi on ta omandanud keskhariduse, tal on elukutse ja nii edasi, teistpidi keerulise taustaga ilmselt sedapidi juba, et üksinda kuskilt Narva või mitte Narva, aga Ida-Virumaa, ma ei mäleta, mis linnast, eks ole, võib-olla kas oli Ahtmelt või kuskilt Kohtla-Järvelt, kuskilt sealt kandilt, kus on igal juhul üleskasvamine keeruline. Võimaluste mõttes on näha, et ta hakkas tee pealt ära kalduma, seal varasemad juhtumid, ilmselt seesama traagiline läbipeksimine kujutaski võtmeolukorda, kust alates siis hakkas tekkima teatud selline kognitiivne probleem, turvatunde kaotus, mis on täiesti reaalne asi. Mõni inimene võib, mõne inimese jaoks võib selline asi olla pöördepunkt, näiteks meenutame kas või, ma ei tea, Redna Rannust, paljusid kultuuritegelasi, mõne jaoks on peaaegu, et kui mitte fataalne, siis saatuslik, elu muutev, Paul Poom. Et see on, see on asi, mis jätab tegelikult jälje, eks ole, ja antud juhul oli näha, et konfliktides hakkas muutuma, peale seda Kirill Lukin selliseks hakkas nagu muutuma äärmuslikult vägivaldseks, seal võttis noa appi ja pinge olukorrast mingite sõpradega, eks ole, ehk et probleem oli olemas, aga ilmselt selline, mida oleks saanud ka lahendada, mida saaks nagu veel lahendada. Teistpidi tundub, et on materjal olemas ka, et temast võiks saada veel täieväärtuslik ühiskonnaliige, et inimene oma, ma ei tea, maailmaga, oma unistustega, oma eluga ühel hetkel võib-olla suudaks luua pere, kasvatada lapsed ja teha. Ja oli ilmselgelt, et ta ei läinud kuskile kedagi tapma, ta ei meelitanud transseksuaali kuskile lõksu. Seal on transsude klubi, meelitame ta kuskile nurga taha ja koksame ära. Midagi sellist ju ei ole isegi kohus väitnud. Ei. Et kõige selle taustal... Kohtu üks argument oli ju see, et see oli ettekavatsetud, sest ta pesi pärast käsi. Ja see oli täiesti jabur. Kujuta ette, et sa oled olukorras, kus sa järsku avastad, et sa oled inimese ära tapnud ja su käed ujuvad verest. Et mis siis, mis see järgneks, et normaalne, ratsionaalne inimene siis... Süüa teinud, kala puhastanud või ma ei tea, liha tükeldanud. Siis sa lähed nagu tänavale raega platsile, hakkad nende kätega seal ringi käima, niimoodi tegema. Et jah, et oleks ta näo verega määrinud, siis oleks olnud kergendav asjaolu või... Kuidas sa verest lahti saad? Sa ei saagi lahti. Eriti kui sa oled nüüd köögis, siis see võib olla ka täiesti impulsiivne tegu, et sa üritad sellest verest. Kui sa oled mingi jamaga koos, muidugi sa pesed oma käed puhtaks, see on ju, igaüks teeb seda. Kuidas Raskolnikov käitus peale oma tegu? Ära küsi neid detaile. Pärast ta ikka seal... Käsi pesema ei läinud? Pintsakult ta lõikas ikka mingid verised räbalad ära või kuskilt ja mingid asjad, midagi ta peitis kuskile kirved ära ja ta ikka pärast küll jah tegi. Temal oli see ilmselgelt ettekavatsetud asi. Siin antud juhul mitte. Siin oli midagi muud. Et vaata, kuhu elu võib meid viia, et meie siin 2 Eesti rahvuslast, konservatiivset rahvuslast istume stuudios ja tunneme antud juhul kaasa ühele vene pätile. See on Eesti 200 juttu. aga paraku elu on siin selline ja tegemist on lõpuks inimesega. On see, et ajakirjandus ikkagi üldiselt ei näe seda, millest me siin räägime, neid probleeme, seda kohtu nagu veidrust ja öökülgsust ja kuidas öelda, nagu kana pimedust teatud küsimustes. Ka ülekohut, võib-olla puhast lihtsalt inimlikku ülekohut inimlikkuse vastu. Et siin läks sellest mööda ja tegelikult tundub niimoodi, et kohus tõi praegu kergekäeliselt ühe suvalise vene noore, mis maksab üks vene noor, eks ole, ühe vene noore elu ja tuleviku võib-olla suures osas ohvriks. Transseksualismi altarile. Jah. Ja see näeb välja näotu. See on näotu. Edasi. Järgmine teema on kirjutanud arvamusartikli taas Meelis Oidsalu ja valdavalt on põhjust iga kord Oidsalu kiita, kui ta kirjutab. Miks? Põhjus on lihtne. Meelis Oidsalul on ebameeldiv kalduvus, mõnel üksikule meeldiv, aga enamusele ebameeldiv kalduvus kippuda rääkima tõtt. Selline lugu, et ehkki tegemist siis liberaalsete vaadetega suuremas osas inimesega kaldub ta rääkima sageli tõtt, vahel mõnest asjast kohe, teisest asjast hiljem. Tuletame meelde seda, kuidas ta rääkis lahtise tekstiga siis sellest, kuidas need töökohad, mis siis kõrged töökohad ministeeriumites on alati ette teada, nagu temal ja paljudel teistel, et need konkursid on formaalsed või mis iganes menetlus seal siis enne toimub, mis lõi väga suuri laineid, keegi ei olnud sellest niimoodi kirjutanud. Täpselt. Kuigi ma arvan, see ei olnud saladus kellelegi. Kindlasti mitte. Aga neid asju, mida kõik teavad välja öelda, selleks peab siis olema kõrgest ametist mingil põhjusel lahkunud luuletaja.
Kui igas ministeeriumis oleks üks selline asekantsler või luuletast asekantsler, kes ühel hetkel pöörab sellele süvariiklusele selja ja tuleb sealt ära ajakirjandusse ja hakkab rääkima asjatundlikult ja ausalt asjadest, ebameeldivatest asjadest, nagu nad on, siis meie ajakirjandus oleks sootuks teises seisus ja meie ministeeriumite koosseise tõmmataks väga kiirelt 1, 2, 3 kokku ja nad muutuksid oluliselt efektiivsemateks ja elu riigis läheks paremaks. Kahjuks on Oidsalusid ainult üks, aga ja mis räägib see meie ajakirjandusest, et väga paljud sellised olulised väljaütlemised ei tule mitte ajakirjanikelt, vaid siis ütleme ühe elu hammasrataste vahele jäänud ametnikult. No vot nii. Ja ühesõnaga õnnetuse, mitte nagu meetodi tulemusel. ja mida siis on kirjutanud Oidsalu antud juhul? Siin on, ütleme, mõned baasväited, mida ta on öelnud, aga need kõik on ikkagi väga olulised. Kõigepealt kõige tähtsam, Oidsalu andis ülimalt kriitilise hinnangu Eesti suutlikkusele ennast võimaliku Venemaa rünnaku vastu kaitsta. Ja mida siis on selle kohta kirjutanud, on siin, ütleme niimoodi, et on ta näiteks väljendanud seda nii, et meie senine tegevus tegelikult riigikaitse vallas on olnud ikkagi peamiselt enese lohutamine, et ta kirjutab nii. Küsimusele, kas tavaline Eesti raadiokuulaja peaks olema ärevil, vastas Oidsalu. Me ei pea olema rohkem ärevil, kui me oleme viimased 30 aastat olnud. Kui inimesed reaalselt aduks, millises julgeolekulise suutlikkuse tasemes me hetkel oleme, siis ma arvan, et enamus inimesed oleksid ära kolinud juba eelmise 30-ndiga. Meid ei oleks siin. Võib-olla meie vaprad oleks, teeksime raadiot, aga ära kolinud inimestele. Ja mida ta seega ütleb neile, kes ei saanud aru, selgelt seda, et inimesed elavad siin, julgevad siin elada ainult tänu sellele, et nad ei tea, milline meie riigikaitse see tähendab, et neil ei ole räägitud tõtt, et kõik, mida on rääkinud ajakirjandus, ametnikud, poliitikud ja muud siis eksperdid ja salanõunikud on olnud kõige selgem vale. Täpselt. Ja siin viimased hääled ja siin võime me ka endid kiita, kes on meie saateid vaadanud, see teab, et meie oleme ikka väga otsese tekstiga rääkinud juba umbes aasta tagasi sellest, et meie riigikaitse tegelik võimekus, hetkevõimekus on, ütleme nii, et suuresti fiktiivne. Ehk siis me oleme seda avanud siis erinevate kujundlike numbrite kaudu, näiteks kas või minnes, ütleme, võrdluseni, ma ei tea, suurtükiväe võimekuste vahel, mis on mingis mõttes ainult sümboolne, et sõda saab pidada ka, ütleme, erinevatel viisidel, eks ole, aga sinna juurde arvestage igasuguseid muid relvaliike, lihtsalt kui ühe sellise näitajana. Et see probleem on tegelikult erakordselt suur ja ta ei ole kuhugi kadunud. Neid näitajaid ei ole meil siin ainult suurtükivägi, mida meil ei ole õhutõrjet, kas peaaegu ei ole või sinna lähedale. Ja kui me saame, ka siis saab seda olema ainult 3 linna juures, 3 suurema linna juures, mujal ikka ei ole. Ja see on, see oleks siis, kui me saame, sellisel juhul räägib Reformierakond, et nüüd meil on vägev õhutõrje. Ei, ka siis ei ole vägev. Ja meil on ikkagi ju ka see sõjaaja isikkoosseis on ju väga väike. Mida vist nüüd tõsteti 20 000 pealt kuskile, aga see on ikkagi väga väike. Seda tõsteti, et on endiselt on ta tegelikult, ütleme nii, et peale tõstmist jääb ta ikkagi alla miinimumi. Ja kui see õnnestub tõsta ka miinimumini, siis siin tuleb olla tegelikult aus ja räägime oletuste keeles. Me loomulikult kõik loodame, et seda ei juhtuks, aga puhtteoreetiliselt, et arutleda, et oleks üldse võimalik arutleda. Kui peaks Venemaa Eestile kallale, ütleme, kippuma ja siis kõikide seniste sõdade järgi, mis siin kandis on varem peetud, on selge, et see isikkoosseis, kui rääkida lihtsalt numbrite keeles, see annab mingisuguse ülevaate. See isikkoosseis saab olema vahemikus 80 000 kuni 200 000 meest. Ja mis tähendab, et Eestil peaks olema vähemalt kolmandik sellest. Täpselt. Vähemalt kolmandik. Ja siis peaks olema ka enam-vähem võrreldav relvastus. Just, aga just see kolmandik, see tähendab, et esiteks on korralik relvastus, samaväärne relvastus ja teiseks, et sul on olemas ka mingisugune kaitsepositsioon juba, et sa oled nagu positsioonidel. Et olukord on aga hoopis teine, kui sa ei ole positsioonidel, sul ei ole isegi veel tegelikult kokku kogutud seda. See ei ole, ega venelane ju, kui ta peaks siia tungima, ta ei hakka ootama, et umbes peetakse, ma ei tea, kinni siin piiri peale nagu Raivo Trass niimoodi. Et eestlased, et teie, ma ei tea, laegas, teie pruut, teie mõõk, tooge oma asjad, eks ole, teil on 3 päeva aega oma mobilisatsioon ära teha ja siis me tuleme. See ei käi niimoodi. Täpselt vastupidi, eks ole. Et ühesõnaga see probleem on endiselt alles ja nüüd see lohutamine siin, et tehakse suuri hankeid, ostetakse siin tohutult moona, mis põhimõtteliselt annab sulle, ma ei tea, mitu päeva. Mis on läinud kallimaks, mis tähendab seda, et isegi kui raha on juurde antud, ei tähenda, et relvi saaks väga palju rohkem.
no praegu tehakse nüüd tohutu kulutus, eks ole, ja tuuakse moona, millega me saame piltlikult öeldes tegelikult sõja korral me saaksime seda kasutada paar päeva, eks ole. Ehk et endiselt, tegelikult käib endiselt. Kui palju me selle NATO artikkel 5 järgi pidime vastu pidama? Mitte 2 päeva, vist oli rohkem. No oli rohkem, et mitte 2 päeva ja tegelikult see on nagu näha, et enne valimisi Reformierakond oli see, kes kuidagi suutis nagu ära lollitada lihtsa inimese ja teha sellest riigikaitsest nagu enda teema, et meie oleme need, kes riigikaitse asja lahendavad, nüüd on valimised toimunud, riigikaitse teemal on kõik vakka, käib mingisugune maksude kogumine ja riigieelarve struktuurse tasakaalu tagaajamine ja tegelikult see kaitseteema on jällegi vajunud unarusse ja sellele siis Oidsalu siin ka viitab, et tegelikult nii-öelda me ei tegele sellega, me ei tegele enda elementaarse relvastamisega, ühesõnaga, et selleks, et meil oleks üldse mingi, kui võrrelda siin piltlikult öeldes, et sulle tungib kallale karu, et mis oleks optimaalne ja mis on minimaalne, ütleme, kaitsemeede. Optimaalne kaitsemeede, et sul on korralik suure kaliibrine jahipüss ja vähemalt, ma ei tea, ütleme 5 padrunit. Sellega sa nüüd, asjad näevad päris head välja, et sa ilmselt tõmbad sa karu maha ohutult distantsilt, kui ta lased mööda, tuleb lähemale, sul on veel 4 võimalust. Nii, mis on minimaalne, minimaalne võiks olla, ütleme, püstol. Naelikud, et joosta. Karu eest unusta naelikud. Parem on see naelik kätte võtta sellega võidelda, et see karu eest ära ei jookse, eks ole. Aga piltlikult oleks püstol, ütleme väikse kaliibriline naiste püstol, sellega veel, risk on juba läheb tohutult suureks, sa enam kaugelt ei lase, sa pead laskma karu põhimõtteliselt umbes paari meetri kaugusele ja siis seal võib-olla sul on paar lasku ja need ei pruugi karu kohe tappa, aga äkki sa pääsed, kui ta siin natuke on nätsutanud ja siis kaotab teadvuse. Praegu meie seis on selline, et me oleme oluliselt kordades. Meil on küüneviil. No hetkel meil on piltlikult öeldes on meil paar nuga selleks tarbeks, erinevat nuga. Et mis siis on selline see pilt täna ongi. Ja mis tähendab, et kui püssi ei ole, siis neid mehi oleks nagu rohkem vaja, võib-olla seal 20 selle karu jaoks. Et kui seal 10 tükki tuulutatakse seal pilbasteks, aga mõni lööb ikka noa kuskile ära. Et suuremat eesmärki kaitsed ja nii edasi. Ma tahan lihtsalt nagu jutuga sinna välja jõuda, et kui relvastus on viletsam, siis peaks mehigi nagu olema. Siis peaks rohkem seda enam. Kulu on tõenäoliselt suurem, aga kuna neid mehi ei ole ka nüüd nii väga palju. Ja samas ei ole ju isegi seda alust, miks me oleks pidanud riigikaitsega tegelema, kui üldtunnustatud seisukoht on see, et meid kaitseb Euroopa Liit ja NATO, et me ei ole kunagi olnud nii kaitstud kui praegu ja seda juttu on räägitud ju sinna maani, kuni peaminister Kallas ühe korra vist ütles, ma ei tea, kas mingi arusaamatuse tõttu või siis suurest tarkusest, et NATO-l tegelikult ei olegi mingit Eesti kaitsmise plaani, et Eesti antakse ära ja võimalusel võetakse tagasi. Ja kui see on nüüd väga turvaline, et me ei ole kunagi nii hästi kaitstud olnud, siis ilmselt tähendab seda, et me ei ole üldse kunagi olnudki kaitstud. Täpselt seda tähendabki. Me ei ole kunagi olnud kaitstud ja kaitstud ei ole me ka täna eriti. Meie seis läks nüüd natukene paremaks. NATO tõepoolest on teinud ühe otsuse, mis on meile kasulik, kuid piltlikult öeldes, ütleme NATO otsus paigutada siia 1 brigaad või valmis oleks paigutada siia 1 brigaad, see on nüüd ka muidugi mitme otsaga asi, et hetkel me ei saa seda paigutada, sest meil ei ole selleks ruumi. Ja nüüd on siin erinevad huvigrupid räägivad erinevat juttu, on neid, kes seda NATO brigaadi siia üldse ei taha. Need, kes, see on minu hinnang, need, kes mõistavad, milline on Eesti tegelik riigikaitsevõimekus, näevad seda, mina nende hulgas, näevad seda NATO brigaadi siia toomist kui möödapääsmatut vajadust, kompromissvajadust. Lihtsalt sellepärast, et juhul, kui siin ei ole seda NATO brigaadi või meil ei ole võimekust, ütleme ühte NATO brigaad siin majutada, siis juhuks, kui Venemaa peaks suutma väga kiiresti oma sõjalise võimsuse taastada, siis me põhimõtteliselt oleme nagu võileib või nagu ahvatlev kotlett ja umbes samasuguse enesekaitsevõimega. Ütleme, kui palju sellest NATO brigaadist, mis on siis kuskil 5000 meest, ma ei tea, mis varustusega nad võiksid olla, on selle kohta teada, mis brigaad see on meil? Ilmselt on seal võimalik, et on seal erinevaid mingisuguseid taktikalisi gruppe, mis tähendab, et nendega kaasneb igasugust tulejõudu, kaugtulejõudu, tehnikat, nad on ikkagi kokkuvõttes selles mõttes võimekas üksus, et 1 NATO brigaad suudab ikkagi siduda mingisuguses väiksemas rindelõigus ikkagi päris mitu tõenäoliselt sellist Vene brigaadi. Pluss, et ta suudab ilmselt osaleda mingisuguse rünnakusuuna seisma panemises Eestis. Et Eestis võib olla potentsiaalselt rünnakusuuni rohkem, et kui Venemaa peaks alla tungima, neid võib-olla 2-3, eks ole, 4. Aga ühe suudab, koos võib-olla mingite abilistega ta kindlasti seisma. Sinimäel peetakse kinni, aga Emajõest tulevad üle.
no piltlikult öeldes jah, et ta on selles mõttes on ta oluline asi ja nüüd ongi nagu see on kahe ebameeldiva asja nagu kaalumine, eks ole, et kumb on nüüd siis parem, et kas see, kui meil on siin 5000 NATO sõjaväelast, kes istuvad oma baasis ja kes tegelikult ei kujuta meist otseselt meie iseseisvusele vähemalt akuutset ohtu, sellepärast et ehkki nad on tublid, siis Eestis omakorda on potentsiaal, ütleme kiiresti koguda, kui just see NATO, ütleme 5000 sõjavägi ei asu meid ründama kõikide oma raskerelvadega, siis on meil ikkagi potentsiaal koguda 3, 4, 5 brigaadi jagu inimesi kokku, võitlejaid kokku selleks, et seda NATO brigaadi nagu taltsutada, aga seda ilmselt ei lähe vaja, sellepärast et seni on ikkagi NATO üldiselt kõik NATO riigid allunud teatud rahvusvahelise diplomaatia ja poliitika reeglitele teatud määral, mitte lõpuni muidugi võib vastu vaielda, et mis nad tegid Iraagis ja nii edasi. Nüüd küsimused on õhus, aga siin tuleb nüüd hinnata tõenäosus. Ega me ei teagi, kuidas asjad lähevad, neid saab ainult proovida ja proovida saab ainult ühte varianti. Päts proovis teist varianti. Ja samas on ta ju, me saime teada, mis selle tulemus oli ja ega see tulemus ei olnud hea. See ei olnud hea ja praegu minule vähemalt isiklikult ja paljudele, muidugi minust targematele tundub oluliselt turvalisem see, et kui siin oleks 5000 palju sõbralikuma riigi sõdurid, hoolimata sellest, et me ei jaga kõiki nende väärtusi. Seal on väga ebameeldivaid liberaalseid väärtusi. Aga see ei tähenda, et ka need riigid oleks homogeensed, eks ole. Ka NATO riikide seas on palju riike, kes on teatud määral liberaalsed, teatud määral konservatiivsed, nii nagu meiegi lõhki. Et selline lugu. Aga lepingus on ka seal artikkel 5 ei ole midagi öeldud, et konservatiivsemaid riike ei tuleks kaitsta või liberaalseid tuleks kaita rohkem, et seal selliseid punkte minu teada kirjas ei ole, et see riigi suunitlus nagu ei tohiks seda sõjalist koostööd küll kuidagi takistada. Aga reaalsus võib olla teistsugune. Seda me saame näha, see on jällegi, see on nüüd suur küsimus tegelikult ja siin ka osutab sellele Edward Lucas, kelle artikkel on ka sellel teemal soovituslik lugemine, et ka tema viitab sellele, et ikkagi paljud NATO kokkulepped on ka tegelikult, ütleme nii, et need rakenduvad väidetavalt. Kas nad rakenduvad? Me tegelikult ju ei tea seda. Proovitud ei ole. Proovitud ei ole ja pigem on nagu põhjust nagu esitada endale küsimärk, et kas, kui läheb jamaks, kas siis USA on valmis oma naha tulule tuuma, seda enam, et on erinevaid signaale, et palju on USAs neid, kes seda kindlasti ei poolda. Ja me näeme seda praegu kas või selles, kuidas NATO on tegelikult kohelnud Ukrainat. Et NATO ei ole, tegelikult on ikkagi NATO suhtumine Ukrainas olnud selline libedad teed on kõnnitud. Ukraina ei ole ka NATO liige, et selles mõttes just nagu mingit lepingut ei oleks tehtud, võib-olla mingeid lubadusi on antud, võib-olla mingeid väärtusi seal toetatakse, reaalselt ju toetatakse nii teist ja kolmandat moodi, kas see abi on nüüd piisav, ilmselt ei ole, sest nii väga hästi ju ka ei tundu seal minevat viimasel ajal. Ukraina küll ei ole NATO liige, kuid oleme ausad, USA kohalolek Ukrainas on peaaegu selle vääriline, nagu Ukraina oleks NATO liige, et USA-l kindlasti seal, kui räägime kas on neist, mis iganes laboritest, see on ainult õied, et on selge, et USA eriteenistuste kõrvad paistavad välja nii Maidani tagant, nii nagu ka meie iseseisvumises oli kindlasti ka teatud USA luureekspertide roll olemas, et need sidemed tegelikult USA julgeoleku arhitektuuriga on tugevad. See on täiesti selge, seda räägitakse ka Ameerikas praegu lahtise tekstiga. Kennedy on sellest nüüd viimasel ajal päris palju pikalt ja väga ütleme meie mõttes lausa hirmsate sõnadega rääkinud. Sama, et kõik see jutt on vale, mis sõjast räägitakse, ise me selle seal nagu oleme korraldanud nende jõledate neokonnide nagu imeliku ideoloogia järgi ja nii edasi ja nii edasi. See on järjest ilmsem, et see paraku nii on. Et see siiski, vähemalt ütleme, kui Kennedyt uskuda on Ameerika sõda. Ja tundub, et nii on ja siin natukene sellest lähtuvalt siis nüüd kritiseerivad nii Oidsalu kui ka Lukas tegelikult ka NATO-t, mis on siis esiteks nad ebamäärased Ukrainale toetuse pakkumises, olgu siis nüüd jutt kas sellest, et Ukraina anda neile konkreetne lubadus NATO-sse astumise osas või mida teha, ja tervikuna ka võib-olla üleüldse oma reaalses tegevuses, ehk et NATO on justkui viimasel ajal rohkem käitunud kui kindlustusselt, selle asemel päriselt olla sõjavõimeline, relvastada ja pakkuda siis selgelt julgeoleku garantiid, ehk et palju juttu, aga tegelikult väga vähe nagu reaalseid tegusid ja võimekust. Ja ütleb, et Ameerika on usinasti sõjas, aga belglased, prantslased, sakslased, hollandlased ja taanlased millegi pärast ei taha Vene karuga madistama hakata. Ei tea miks. Ja siin nüüd ongi see USA taha
ka Oidsalu sõnul siis varjab ennast ka ikkagi rida teisi riike ja tõepoolest seal on tegelikult enam-vähem kõik suuremad Euroopa riigid, nii Saksamaa kui Prantsusmaa, ilmselt teatud määral UK, tegelikult nad võib-olla räägivad vähem, natuke lasevad USA-l enda eest rääkida, aga erinevatel põhjustel mõned on sarnased, nad siis tõepoolest ka pooldavad tegelikult seda, et las need asjad olla nii edasi, Ukraina võiks mitte tulla NATO-sse ja eestlastele sellega seonduvalt tekib loogiline küsimus, eks ole. Meil on põhjust, et NATO sedasama, ütleme, kummi venitab ka meiega seotuna tulevikus, nii nagu nad täna teevad seda Ukrainaga, ehk siis meie jaoks see tegelikult on ohumärk. Ja see on siis see, millele siin tähelepanu juhitakse ja ilmselt nii lahtise tekstiga räägib Oidsalu siis paljuski selleks, et inimesed hakkaksid võib-olla selle natuke rohkem mõtlema ja natukene võib-olla, kui mitte hääletamist tänasel päeval enam ei ole võimalik, valimised on kahjuks läbi, lollitati ära, aga et võib-olla mobiliseerida natukene rohkem meediat sellel teemal, et valitsusele tuleb hoida survet tegelikult, et meil tuleb piltlikult öeldes suuremat suhtarvu või suurema suhtarvu jagu raha kulutada ikkagi kaitsele. Seesama mina nimetasin kunagi siin aasta tagasi meie saates selleks numbriks, et põhimõtteliselt võib arvata, et meil on vaja umbes 5%. Aga sellest 5% on ilmselt ka väga vähe abi, kui see raha ei kasuta mitte relvade jaoks, vaid mingite koolituste, immigrantide, ma ei tea, mingisuguse asendustegevuste jaoks. See raha võib panna ka 100% ja kui see kõik raisatakse ära, või tehakse sellest jumal teab mida, nagu siiamaani on kombeks, et siis see rahanumber ka ei aita midagi, et see raha peab olema ikkagi efektiivselt kasutatud. Ilmselgelt, et see raha, sellest rahast ei jagu, et Slava Ukrainit teha. Sellest ei jagu, et kogu see 5% räägib siin praegu veel, ütleme ettevaatlikult 4,5 Oidsaluga, teades, et esiteks, milline on praegu turuseis relvadega, tegelikult on lihtsalt suurt osa asjadest enam ei ole lihtsalt saada, mis tähendab seda, et hinnad sööstavad üles ja lähevad lähiaastatel lähevad ikka hüppeliselt üles, sest asi läheb palju halvemaks veel. Et see on üks asi, eks ole, seega 5 ongi tõenäoline, mis tähendab seda, et kogu Eesti riik tegelikult selleks, et sinna jõuda, meil tuleb tõmmata püksirihm korralikult kinni, meil tuleb lõigata ministeeriumid poole väiksemateks, just see riigihalduse. See 4 miljardi kaupa energiafirmade toetamine ilmselt tuleks ära lõpetada. Tuleb ära lõpetada. Meil võib-olla tulebki loobuda mingisugustest nordikatest ja asjadest, mis on ka selline muidugi jällegi. See on kellegile kindlasti väga tore töökoht. Mis on väga tore, jah, mingis mõttes selle erastamine võib kujuneda väga kasulikuks, kui seda ei tehta nii, nagu seda peaks tegema ja nii edasi, aga siin on tegelikult, kui tahta tõesti see 5% kulutada, siis võib-olla peaks välismaa pangad ära maksustama, nagu tegid Leedu Ketsel. Ilma selleta on väga raske kujutada, see on kindlasti üks maksustada saab ikkagi seda, kus raha on. Täpselt. Lisaks sellele 5% on tore, sellest veel tõenäoliselt ei piisa ja tuleb ilmselt võtta ka mõnigi miljard laenu, nii kaua kui seda raha veel odavalt saab. Või siis koguneda Pätsi kuju ümber sinna teatri taha ja hakata tegema seda, mida tegi Päts ja loota seda, et pärast sind austatakse nii nagu Pätsi ja peatakse üks tubliks inimeseks, kes tegi õige otsuse ja saata kõik nagu pikalt. Täpselt. Nii et keerulised valikud, mida ma üritan siin öelda selle pika jutuga, et laskmata tahaks sul rohkem lasta rääkida. Mida ma üritan öelda on see, et ilmselt ei anna suur osa inimestest, sealhulgas Reformierakondlased endale aru tegelikult kui valus on selle 5%-ni jõudmine. See eeldab kogu rahva konsolideerimist ja mingis mõttes see ühise üksmeele saavutamist, sest väga raske on praeguses polariseeritud seisus kujutleda, et see oleks võimalik. Minu seda parasiitlikku riigiaparaati saaks ikkagi koomale tõmmata päris usinasti. Seda saaks, aga see eeldab suurt rahva toetust ja mingisugust elementaarne arusaamine, jah, et milline see olukord on ja millised meie eesmärgid on, et kas me teeme siin Pätsi või teeme me siin Larkat. Ja siiamaani on teinud Reformierakond, on teinud Pätsi ja on teinud ühemõtteliselt ja inimestele valetatakse üks eeldus 5%-ni jõudmiseks ja päriselt enne see kaitsevõime, tõelise tegeliku kaitsevõime tekitamiseks eeldus on, et valetamine peab ära lõppema. Et vaevalt, et seda suudab teha tänane Reformierakond, see tähendab ilmselt mingisugust võimumuutust, ma ei tea, mis iganes valitsuse tagasiastumist, erakorralisi valimisi, ütleme, mingit laadi Aga kas selliseid muudatusi on praegu näha reaalselt? Ei, absoluutselt ei ole. Mis tähendab seda, praegu paneme edasi, teeme Pätsi. Ja kui me mis seda olukorda veidi parandaks, kui ütleme Oidsalule lisanduks selliseid ajakirjanikke või eksperte või keda iganes siis suuremas koguses, kes nagu kooris ja kogu aeg nii nagu sõdurkirjanik on siis meil kirjutanud juba aastaid ja aastaid, kui halvasti meil on ja kuidas peaks olema, aga ta on ikkagi, seal on ka teisi EKRE poliitikuid ja asjatundjad, kes on nagu
sellised hüüdjad ääred kõrbes ikkagi olnud nagu tükk aega ja tegelikult on seda juttu ja vajadust ikkagi rõhutanud ka enne sõda. On. Et sõdurjumala teenreid tuleb hakata rohkem kuulama lihtsalt ja midagi ei ole teha. Aga no kuulamisest jah, võiks alata, aga selleks, et oleks midagi kuulata, peab keegi midagi rääkima ja kirjutama ja seda on praegu liiga vähe ilmselgelt. Et sellised lood jämedas joones võib veel paarist asjast rääkida või ühest asjast rääkida täpsemalt, et mis siis, mis on need põhjused, miks kokkuvõttes ei taha NATO anda Ukrainale nii-öelda seda piletit või siis mingit vähemalt konkreetset lubadust ja ma võin siin paar asja ära nimetada, sa võid neid kommenteerida, aga osaliselt neist ei räägida liiga lahtise tekstiga, mõnest asjast räägitakse, raske on panna pilti kokku, et esimene põhjus on siis artikkel 5, eks ole, et Ukraina on sõjas. Seega, kui praegu võtta NATO Ukraina on sõjas, siis peaksid kõik teised NATO riigid minema appi. Just, ja seega see tähendaks NATO ja Venemaa ja ka USA täiemahulist sõda, et see on siis üks asi, aga selle varjus on igasuguseid muid asju, näiteks sellest omakorda tuleneb, et NATO sekkumine sõtta võib suruda Venemaa sellisesse seisu, kus nad leiavad endale nii-öelda koduse mandaadi päris mobilisatsiooni läbiviimiseks, sest Venemaa, ehkki ta praegu on nagu ta on, kui nüüd Vene rahvas mobiliseerida, piltlikult öeldes nii nagu teises maailmasõjas, siis on nad võimelised muutma ennast väga kiiresti hoopis teistsuguseks sõjalise võimsusega riigiks. Ja kui neil näiteks peaks veel Hiina abi olema. Ja selles olukorras siis Hiina võib selles näha mingit kasu, et mingis mõttes, et ja kui nad abi annavad, siis võib väga kiiresti juhtuda, et sellest Venemaa praegusest 200 000, mis on killustunud ja suhteliselt ebaefektiivne, võib saada paar miljonit ja see on täiesti teine asi ja seda ka rahvusvahelistes suhetes, kaubandussuhetes, energeetikas ja nii edasi. Nii et teine asi, kolmandaks, lisaks siis USA antud kaalutlusele, need on võib-olla USA kaalutlused kõige rohkem, et mitte Venemaad liiga nurka suruda, tuumariik, eks ole, ja nii edasi. Teine asi on Ameerikas valimised on tulemas ja sõda ei ole üldse mitte populaarne. Absoluutselt ei ole, see on seal alati olnud üsna ebapopulaarne. Nad on pidanud ka väga vastikuid sõdasid, ütleme ausalt. No nii on ja need on võib-olla tavaline ameeriklane ei tee üldse vahet mingi Vietnami ja Ukraina sõjal või Iraagi sõjal, mis on väga värske ja väga totter, või Afganistani. Kõik need afäärid on olnud ju, mis asjad need siis olid, kui need ei olnud mingid rahapesu ja mingisuguse globaalse domineerimise ja mingisugused skeemid. No täpselt nii. Et siis nagu nimetatud kolmandaks lisaks USA kaalutlustele on mitmed Euroopa riigid, kellel on siis mitmetel on muidugi see probleem, et tulevikus on ikkagi võiks nagu soodsad energeetikat, soodsaid ressursse saada Venemaalt, alates ma ei tea naftast, aga ka gaas, täna endiselt on seis selline, et kui Venemaa gaasi otsustab näiteks kinni keerata, siis on tegelikult suur probleem. Ja teiseks, kui peaks hakkama Vene riigid nüüd Venemaaga kaklema, lisaks ütleme gaasile, Venemaal on veel jõudu tegelikult, et erinevaid vastumeetmeid kehtestada, mis löövad Euroopa riikide majandusi ja nagu me teame, demokraatias võimud on tegelikult, võimul püsimine võimudel on üpris habras asi, ehk et nii kui su majandus hakkab langema, natuke elujärg läheb kehvemaks, siin keeratakse üks mingisugune energiasisend kinni, valitsus kipub kukkuma. Ta ei saa enam kulutada nii palju, nagu ta on kulutanud, siiamaani ta peab kuskilt hakkama kärpima, see, kelle arvelt kärbitakse, hakkab laamendama. Täpselt. Ilmselgelt. Just. 4. kaalutlus, korruptsioon Ukrainas ja see ei ole tingimata eetika küsimus, vaid võib-olla küsimus on rohkem praktiline, et seda pidi, et hea küll, et täna on Zelenski president, eks ole, aga kui usaldusväärsed tegelikult need Ukraina valimised siis lõppude lõpuks on, et me oleme viimastel aastatel näinud seal tegelikult igasuguseid veidrikke presidendi rollis, kas on näiteks Porošenko, et kui aus mees nüüd on siis Petro Porošenko, et ukrainlased ise ütleme selle peale teevad suhteliselt sellise muheda näo, et või ütleme öelda nii, et ega teda nüüd ülearu ausaks ei peeta, et Ukrainas see korruptsioon käib kõige kõrgemal tasemel ja on üpris võimalik, et järgmistel valimistel tekib mõni järgmine üllatusesineja, kes ütleme kerkib presidendiks, aga kes enam ei ole nii läänemeelne ja kellel on väga otsesed sidemed jällegi Venemaaga, nagu seal nii mõnelgi eelmisel, eks ole, presidendil. Ja siis on muidugi olnud sama korrumpeerunud nagu kõik teised. No täpselt, korrumpeerunud, aga seekord... Korruptsiooni küsimus on selles, et korruptsioon ka riigi kaitsevõimele ei ole abiks. Otse vastupidi. Ja korruptsioon enamasti ka tähendab ikkagi seda, et sul on rahalised sidemed, korruptiivsed sidemed, mitte ainult oma riigis, vaid
kõige lähemal suurturul Venemaal. Ja neid on ka tuvastatud. Neid on ka tuvastatud. Naftaärides ja milles kõiges. Seega on täiesti võimalik, et võetakse NATO-sse vastu ja järgmise presidendi ametisse astumisel Ukrainas avastatakse, et ups, meil istub, ütleme piltlikult öeldes, FSB või GRU koostööpartner NATO-s. Nii et ka see probleem. Edasi kogu selle asja maksumus muidugi ja maksumus ennekõike siis selles mõttes, mis maksumus tekib erinevate lääneriikide majandustele. See on see, mis huvitab. Et ja viimane... Niigi on raske. No, on sakslastel raske. Ja kõige viimaseks nimetan, et tegelikult asjade praegune seis ju sobib kahjuks suurepäraselt nii Euroopa suurriikidele kui USA-le ja isegi, no mis me salgame, et ta sobib isegi meile kahjuks. See on nagu valus öelda, aga see on nii. Et ukrainlased praegu tegelikult lasevad Vene karu piltlikult öeldes ütleme nii, et võitlevad seda taskunaaga, hea küll mõõgaga Vene karu vastu ja on selge, et kuni karu on haavatud, seni see on mingis mõttes konkurentidele hea, et lastakse seda karu vaikselt verest tühjaks, mida kauem, seda parem, seda turvalisemalt meie selle ajal elame, ei suuda relvastada, aga puht inimlikult on see muidugi ukrainlasi tuleb mõista, et selline olukord ei saa. Ega ainult Venemaa ei jookse verest tühjaks, Ukraina ikka ka. Jah, paraku. Et juhul, kui sellist asja ikkagi tolereerida, see saab liiga ilmseks, siis ühel hetkel see lihtsalt ületab sellise lihtsa inimliku nagu... Kuskilt ikkagi see laipade arv võib hakata nagu üle mõistuse käima. Just. Ja siis tekib küsimus, et kas need laibad on seda kõike väärt või mille pärast see tapmine seal üldse siis need käib. Just. Et need sõjaküsimused ei ole kunagi väga lihtsad. Ja aga praegu on see asi seal veel lisemoodi vastik. Nii, sellega täna oleme omad teemad läbi käinud selles mõttes, et võib-olla vähem teemasid, aga kõik tõsised asjad, mille üle arutlema peab ja seesama riigikaitse teema. No ütleme nii, inimestel, Eesti inimestel, mitte lihtsalt poliitikutel, vaid ka lihtsalt Eesti inimesel tegelikult tuleb selles olukorras olla valmis kompromissideks. Et üks asi, mida me näeme praegu, on siis Nursipalu ümber keerlev problemaatika, kus inimesed kategooriliselt on selle Nursipalu asja vastu. Et kui me tahame, et NATO brigaad siia tuleks, siis Nursipalust üldse ei piisa, kaugeltki mitte ei piisa, siis on vaja ühte harjutusala veel, mis on oluliselt suurem kui Nursipalu. Ja nüüd see on see koht, kus inimesed, lihtsad Eesti inimesed ei tohiks mitte mingil juhul teha pealiskaudset otsust, et lähtuda näiteks sellest, et ma ei taha, et siin mingid paugud käiksid vaid peaksid tegema endale, ütleme, selle valdkonna põhiasjad selgeks, et nende valik oleks teadlik, et nad saaksid aru, mis asjad on mängus, kui meil ei tule seda NATO brigaadi, siis peab olema selge, mida see tähendab, millised on negatiivsed stsenaariumid ja nii edasi, ehk et see valik peab olema teadlik. Aga selle eelduseks on, et tekib avatud sisuline debatt ja kus see saaks tekkida, eks vist ajakirjanduses. Pätsi kujuel ka, Pätsi eluloo põhjal debatt, mida see siis tegi ja debatt lõppes sellega, et see on igavene suur ilus kuju on olemas. Ja ma ei usu hästi nendesse debattidesse. Meil võib debatis väga targa näoga inimesed väga selgelt rääkida täielikku absurdi. Ja ikkagi õigustada seda, et Eesti riigi äraandjale pannakse, sõna otses inimene, kes andis Eesti riigi ära, enne veel haaras võimu ebaseaduslikult, sellise väga kahtlaste meetoditega, kus midagi ei olnud, midagi sükest, e-valimised kas oli või ei olnud, midagi ei olnud, see oli ehtne võimu haaramine, ta oli diktaator kõige ehtsamas mõttes ja kasutades oma sellist diktaatori siis nagu jõuvõtteid tegi ka sellele riigile lõpu peale ja sellele ei ole ju antud adekvaatset hinnangut. Me kuidagi väärtustame seda, see oli hea asi, see oli üks tubli Eesti mees, kes tegi õiget Eesti asja, paneme ta suure peakuju sinna teatri taha. Et sellises olukorras ma ei usu, et seda mingit diskussiooni saab olla või kui ta on, siis tuleb ta täpselt sama nõme nagu see, mis meil Pätsiga juhtus. Võib-olla oleks aeg kohane selleks, et pidada maha väikene Konstantin Pätsi nimeline julgeolekukonverents. Kus siis leitakse erinevaid põhjusi, miks Eesti riik tulekski ära anda, miks on üks tark ja õige tegu. Muidu tuleksid ju ohvrid. Pidasin just ilmas seda Pätsi selles mõttes, et Päts kui selline ohtlik näide tegelikult, kui nii-öelda negatiivne sümbol, kes sümboliseeribki seda. Ja kui me näeme, et seda negatiivset sümbolit on praegu niimoodi võimendatud ja õigustatud ja mõistetud iga nurga alt,
mul kaob usk ära sellesse igasugustesse brigaadidesse, ma ütlen ausalt. No sellise konverentsi eeldus on, et mingil määral leidub neid kaitseala inimesi, kes suudavad üle saada sellisest maailmavaatisest vastaseisust ja et see tookski ühe laua taha kokku nii Leo Kunnase kui Martin Heremi kui Meelis Oidsalu kui kellegi 4., 5., 6., 7. ja 8. Et sellise konverentsi või mingi sellise mõttekoja puhul oleks lootust, et ajakirjandus esiteks võtab asja tõsiselt ja pakub siis kajastuse, ausa ja kallutamata kajastuse omapoolsetel lolluste. Seekord siis täiesti ausa. Seekord siis tõesti täiesti ausa kajastuse ja sellest võib siis loota, et see jõuab annab mingi sisendi poliitikasse. Sellega täna lõpetame. Nädala aja pärast kohtume jälle, siis on tõenäoliselt teemasid rohkem. Meil täna juba jäi muist üle järgmiseks korraks. Uute uudistega koos saame panna siis asjad kokku ja kohtume jälle. Seniks nautige Eesti suve, nii palju kui seda veel on ja nägemiseni. Nägemiseni.